No tere taas, sõbrad, teeme selle suissejuhatuse ära, et oleme täna tulnud siis Richardi Fishtoniaga jõekat püüdma ja plaanis on teha siuke hästi pikk lõik, et oleneb kala aktiivsusest. Mis asi mul siin? Et oleneb siis kala aktiivsusest, kui pikalt meil läheb, aga praegu puusalt pakkudes ma pakun, et 6-7 tundi, võib ka kauem minna. Et eile sadas päev otsa vihma, tegelikult reaalselt 24/7 sadas vihma, oi kui hea vise. Aga jah, aga veetase on siin jões täitsa viisakas ja jõgi paistab ilusti läbi ka, ei ole sogane ega midagi, nii et ja kohe alguses oli mul siuke päris ilusa kalavõtt ka, et oli mingi 5 sekundit otsas ja tuli ilusti palgi alt, nii et tundub, et kala on aktiivne ka, ära ei taha sõnuda, et tüü. Aga loodetavasti. Ma ütlen Eesti rahvale nii palju, et see on see koht, kust mina sain oma elu esimese jõeforil, nii et mul on väga spetsiaal siin olla. Vot, jah. Ja see hooaeg oleme mõlemad või? Esimest korda siin või? Jah. Nii et see hooaeg oleme esimest korda sellel jõel, nii et vaatame siis, kuidas meil minema hakkab. Lõik on väga pikk, 2 autoga oleme ja hakkame ka pommitama. Õues on 16 kraadi sooja, vihma tibutab, pilves, vahepeal paistab päike. Püügi alguses hakkas sadama, nii et täna lubab terve päev siukest vihmast. Täna lubab jah siukest vihmast. No eile oli ka täiesti kogu aeg sada. On näha, et kala on väga aktiivne, et mul jälle käis. Lant viskas korra täiega külje peale. Et see on hea märk. Kust kohast see nüüd tuli? Täiesti tundmatus tuli lihtsalt. Kena kala on, jah? Täiesti tundmatus tuli. Ega ta ei ole väsinud ka. Ilus siuke kuldne kala on. Chill. Brother, chill. Nonii. Ei tea, 25 on. Let them go, let them grow. Nii, esimene kala on siis käes. Siuke 25 ja ma unustasin video alguses mainida, et ma täna teen sellise challenge endale, et mitme erineva landiga ma siis täna kala saan. Et sellega siis saime esimese kala täna. Oba! Ja Richardil on ka päris korralik kala otsas just. Tundub, et täna on kala aktiivne. Igatahes sellega on üks kala käes. Mul on eraldi landikarp võetud. Tühi landikarp siis, kus ma siis panen need landid, millega ma täna siis kala olen saanud. Et proovime võimalikult mitme erineva landiga siis täna kala saada. Minul siis järgmine eesmärk on saada selle viimase viske roosa landiga kala. Ja siis saan jälle võtta uue landi. Aga siin on juba, ma näen, väga magus koht. No nii, kallid vaatajad, mis te arvate? Kas siit magusast kohast tuleb kala? Tehke oma panused, kirjutage nüüd. Kuidas see võimalik on, et siit ei tule kala? Seda äärt. Ei. Ma räägin, et siin on ilusad kala tulnud küll. Opa! Kena kala oli jälle. Kena kala oli. No nii. Teine, vähekene suurem. Vähekene suurem. Täitsa korralik kala. Aga mõõdukas ei ole. Jah, siuke 30 senti. Aga ägedalt oli mul vant vahepeal kinni. Nii. No nii, aga nüüd on roosaga saadud kala. Aga jama, et ma ei filminud ja ma ei lootnud siit kala saada, siin on suht madal. Nii, mine sõber. Oba!
järgmise kala, mis siis proovime kätte saada, on siis hulgiga, helendav hulk, ka viimase viske oma jälle. Ei ole vist saladus, et mulle väga meeldivad need viimase viske ilusad kaisideluandid. Hulgil on muidugi see jama, et siin on üks konks on murdunud, aga ma arvan, et see ei ole probleemi, et ma olen ka niimoodi saanud kala, et pole probleemi. Aga lähme edasi. Lähme edasi. Siuke 30-ne. Aga ma ei tea, kas on näha kaamerast ka, aga hullult pimedaks läks järsku ja tundub, et järsku varsti tuleb veel meile vihma äkki või. Seal on kuidagi muidugi selge taevas, aga tuul tõusis, kohiseb täiega. Ilm on küll, ütleme niimoodi, et täitsa ideaalne. Paremat ilma vist ei oskaksi tahta jõeka püügiks. Ja Rihardiga on meil praegu hetkel seis 2-2 kalade osas. Rihard on 2 kala kaldale saanud. Mina olen 2 kala. Mul küll natukene suurem oli see teine kala, aga... ma pean ikka ära mainima selle, vaat. Oh. No nüüd. Peab olema seal kala. Oh, suur kala! Oh, that was a good fish. Oi, see oli suur kala. See oli kindel mõõdukas ju. Ma ütlesin kohe, et sealt pead tulema kala. Läks ära või? Läks ära. Ja pani sellised küülnad, see oli mõõdukala. Läks ära või? Another one. Another one. No kurja. No nii. Ja, no ei jää üldse. Jah, läheb ära. Läheb ära. Oh no. Aga kala ei jää otsa, noh. Näi, 10% akut ka tundub, et peab akut hakkama vahetama varsti. Kala lihtsalt ei jää otsa mul. Läheb ära. Panin küll nüüd vähe teistsuguse landi, sest see hulgilänt pole ühte konksu. Siin peab nüüd ettevaatlikult siin vahepeal. Aga jaa, ühesõnaga tegelikult kala on aktiivne ja tegelikult on väga äge püüda. Ja, noh, ma näitan teile. Selline on siis meie püük täna. No nii, okei, siin kannab. Aga jah, selline täiesti vee all. Wow. Sealt ma ei soovitaks vist. Ma ikkagi soovitaks siit tulla ja siis kaugemalt minna siit. Jõgi mega ilus. Aga tundub, et peab ka aku vahetus igaks juks ära tegema 9% akut. Ja noh, endiselt ma olen siis 2 kala peal. 2 kala kaldale. Challenge on ikkagi, et mitme erineva landiga täna kala tuleb, nii et püüame edasi. Aga siin on, oi, jummel. Siin saab. Oi, siin on täitsa ju, pole. Paneme kaamera kinni. See mees seal. See on ikka sketši värk. Massive. Massive trout. Ojad. Nii. Läks ära. Ehk siis 3. kala. Ja võtame uue landi. Uue landi. Kurja, seal on ka hea koht muidugi. No, hea vise. On seal keegi kodus? Opa! No, ütlesin ka veel, hea vise. On seal keegi kodus ja kohe oli kala. No nii, no täitsa lõpp, noh. Mis nüüd toimub? Noh,
Richard siin. Tuli ühes forelli püüda. Nii vahva ja nii tore. Richard siin teeb natukene nalja. Nii. Paneme seekord filmima ka. Aga ma olen kindel, et sealt kohe tuleb mingi võtt. Nonii, oli. Aha. No. Jää nüüd. Jää nüüd otsa ka. Napilt on otsas. Käsi märjaks. Nii. Ohoh, tänane 4. siis kaldale. Ja ka jälle väike. Nii. Selline ilus mine. Nii läks. Saame jälle ranti vahetada. 4 kala kaldale. Hello, mister. Hello. No, teeme vahepeal. Kabum. Kabum. Nii, nüüd läks otsa siis Rando hõbe. See oli üks mu esimesi käsitöölante. Nii et vaatame nüüd sellega siis. Ma olen kindel, et ei lähe kaua aega, kui peaks kuskilt tulema jälle mõni kala. Assaa! Ära sa märgi. Kohe nii kui... No sa tead lihtsalt, et see kala on seal olemas. Ilm rahulikuks või? Jah. No nii, näed. Mingi väike jälle tunneb huvi. Rando hõbeda vastu. Opadii. Sealt peab tulema. Käis jälle. No, oi, see oli suurem. Täitsa lõpp, seal on mingi jõhker, mingi... No, nii ideaalses viskad, noh. Enam ei taha. No, päris hästi ju. Ossa kurja! No täiesti lõpp, noh. Mööda ei saanud. Aga mul ei mänginud lant. Ja hüppas landile järgi. Täitsa kena viisakas kala oli. Võib-olla saame veel võtma ta. No ei taha. Kala on mega aktiivne. Aga käivad pigem ära löömas, kui seda lanti võtmas, et aga nii on väga tore ikkagi püüda. Et challenge ikka, et kala kätte saada, et nad on väga pikid. Mina üritan nüüd oma 5. landiga siis kala saada. Praktiliselt on iga vise kuradi kala võtna. Nonii. No kas see jääb või? Maru väike muidugi. Aga Rando hõbe. Nonii. Ilusad suured täpid. Nii, ilus kuldne. Kuldne kala. Ja 5. kala mul siis. Ja see tuli siis Rando hõbedaga. Nii et nüüd paneme järgmise landi. Mul on üks Rando kuldne ka, et äkki võtame selle järgmiseks. See küll natukene upub, aga mitte väga palju, nii et aia. Noh, 100% tõenäosusega tuleb siit võtt, nagu oligi praegu. No nii, kuule, aga see on korralik juba. See on juba väga korralikum kala. Kus ta läks? Aga ei ole ikka mõõdus. Nii, aga oi, see on... Oha, päris korralik kala. Aha. Kohe
noh. See raveleb lahti ka ennastel. Oi, väga õrnalt kinni. No padi! Kuule. Täpselt mõõdus. 36. Nii, Rando sellega ka saadud. Esimene mõõdukala täna. 36. Nice. Nii, läheb tagasi. Suuremat on vaja, kuule. Päris äge. Nii, ikkagi oli see mul 6. kala ja nüüd hakkame 7. kala jahtima siis ja esimene mõõdukala oli see siis. Ja panin nüüd otsa siis Harri helendava, peaks olema see. Nii et let's continue. Ja. No nii. Ossa kurja. Kuule, see on, oi kui ilus. Täitsa lõpp. Mida asja, mis värvid. Holy moly, väga õrnalt kinni. Opadi. Oi, see on jah, vaata, ulkong. Vaata, mis tal on. Haiget saanud. Ossa kurja. Nii rahu. Oi, ta on ikka räsida saanud kõvasti, saba katki. Siin seda pole. Oh, siit vaata. Ta on ikka, oi, ei võta. Las ta elab edasi. Arvad, et ta elab kaua või? Ei, ma arvan küll, kuule. Mõõdukala, aga hullult räsida saanud. Ta on isegi ja mega kõhna. Nii, sõber mine. Ta oli isegi mingi 39, ma pakun. Nii, läks rahulikult siia. Teine mõõdukala täna. Aga see oli jah. Kuule, Nii, ja täpselt siis enne söögipausi, puhkepausi me nüüd mõtleme, kas me teeme seda jõge edasi, mõned augud ja tõenäoliselt tõmbame päevale joone alla või no tõenäoliselt me ikkagi, mis see kell oli? Kell on 7. Nii et kell on 7 ja meil on ikkagi veel, kaua me oleme teinud siis, mitu tundi? 5 tundi. 5 tundi või? Jah. Nii. Jah, 5 tundi oleme teinud ja tõenäoliselt reaalselt oleks võib-olla 5 tundi veel. Ma nagu no kidding kui korralikult teeks, et siis oleks tõenäoliselt ikka päris pikk püügipäev. Et kuigi jah, nähes kui... Tallinna Kaubamaja grupp, toetage Selveri pitsa. No näed, Selveri pitsa. Selver, miks teid toeta? Me teeme väikse pirukapausi, et mul on ka pirukaid kaasas ja siis püüame natukene edasi. Mõned, ma tean, et siin tulevad kohe tegelikult väga head augud ja kurvid, nii et ja siis läheme tõenäoliselt poole peal välja. Väike salaamilips, salaami ja juustulips, 2 tükki sisse ja tegelikult mul on smoky chick snack, muidugi sööme, kõik sööme ära. Olen siis saanud nüüd 7 kala, 2 neist mõõdus, 7 erineva landiga. Nüüd läheb otsa siis selline hiirelant, et selle valmistas Arlen. See tõenäoliselt tuleb ka mingi aeg müüki, et ta on päris kaua seda lanti teinud, et see on suht pinnapealne lant, aga proovime sellega ka. Vaatame, kas kalad huvituvad sellest landist ka. Vot sinna tahtsin. No nii, jätsin seisma ja kas tänane 8. kala äkki või? Ja näed, töötab see hiir ka. Nii, tule, opadi. Et jah, Arlen viimasest viskes siis. Tema tegi selle. Tuli lihtsalt ära ka. Ilus, nii, läks. Ja vist on 8. Eks ma pärast vaatan üle. Aga hiir ka toimib täitsa. Nii et hiirelant toimib ka. Pärast siis
video lõpus näitan kõiki lante. Teen sellise kokkuvõtte. Panen selle kanapasa mepsi. Rahulikult, vaikselt. No nii, väga hea. Said kinni, jah? Super. Wow. Nii. The old master. Opa! Oh! Big one! Oh! Richardil on suur kala. Richardil on suur kala. Kindel mõõdukas. Yeah, please stay on. Please stay on. Please stay on. Yeah, exactly legal size. Oh. Nice one. Finally some action. I have been planking for the past hour, I think, or two. Oh, Beautiful, beautiful. goes back. Nii. Hei. Kaboom. Nice. Nice. Mul ei käinud. Käinud või? Vist ei käinud, jah? Sul on jälle see? Nii, sain just. Ma arvasin, et mul käib video, aga sain just siis selle kanapasaga. Seda kutsutakse siis kanapasa pöörlevaks. Sain ühe imeväikse forelli. Nii et läheb see ka karpi tagasi ja paneme mingi muu. Mõtlen korra are uppuva peale. Richard, mis sul toimub täna? Põhi kadus alt ära ja... Natukene jälle tukastasid või? Noh, eks selg vajab ka puhkust ja... Viimane kaamera aku läks käiku ja ma nüüd ei teagi, ma täpselt läks natukene sassi, kas on 9 kala äkki sain kätte. Neist 2 mõõdus. Ja pärast auto juures siis ma ei hakka praegu näitama. Näitan siis milliste lantidega see kala tuli, aga meil on nüüd matkata kõvasti. Ikka päris korralikult tuleb täna samme. Oleme täitsa metsas praegu ja siis kuna me tervet lõiku ära ei teinud, minu auto on tegelikult lõigu alguses, Richardi auto on lõigu lõpus ja me tuleme ikkagi poole pealt välja, siis me peame valima, kuhu poole me lähme. Et jah, seekord niiviisi, et oleks tõenäoliselt väga-väga pikaks see püügipäev läinud ja Richardil annab alaselg tunda ja vot, aga pärast teeme kiire kokkuvõtte siis, mis landid ja värki. Aine. Like, subscribe, comment. Kus jõel käisid? Mis lõik? Mis landiga püüdsid? See suksu on vaja puhtaks pesta. Aga ühesõnaga teeme siit siis tänase video kokkuvõtte ära, et need on siis need landid, millega täna tuli kala. Et siin on viimase viske omasid, siin on Rando Tuisu hõbedane ja siis kuldne. Siin on kanapasa meps, siin on Harri. Harri omaga tuli siis kõige suurem. Siis on see Arleni hiir, mis on suht pinnapealne. Ja siin on siis kõik need viimase viskelandid. Et ühesõnaga, mis me võime järeldada sellest, et tegelikult vahet ei ole, mis landiga sa püüad. Et see lant, mis vees on, sellega sa võid kala saada. Et oleks mul tõenäoliselt olnud seal, ma ei tea, spinnaputukalant, RV, Rene Värnu, landimeistri toodang, Siim Kõiv, kes veel siin need Eesti käsitöömeistrid on, neid on päris palju tekkinud, ja on ilusaid lante. Et oleks mul tõenäoliselt mõni nende toodang olnud täna kaasas, siis oleks ka nendega võib-olla saanud kala. Et ongi see, et see lant, mis sul vees on, sellega sa kala saad, et väga paljud küsivad, et mis landiga said ja mis landiga tuli ja tegelikult ei ole vahet. Et püüa sellega, mis sulle meeldib ja usu mind, sa saad ka kala. Et jah, aga igatahes täna olid siis need landid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lanti siis, 9 kala tuli kaldale. Richard sai ka lõpus mõõdukala
ja oligi siis kokku 3 mõõdukala. Minul tuli ka üks 36 ka veel. Nii et üldkokkuvõttes võib ikkagi päevaga väga-väga rahule jääda ja füüsiliselt oli väga-väga raske ja ei valeta üldse, et kui sulle see video meeldis, pane like, pane subscribe. Mina nüüd teen kalapüügist väikse pausi, lähen reisile Albaaniasse ja Kosovosse ja Põhja-Makedooniasse, nii et olen siuke 10 päeva reisil, 10 päeva ei saa jõeforelli püüda. Aga mis sest, siis tulen tagasi ja hakkame uuesti edasi paugutama. Olgu, like, subscribe ja näeme järgmises videos. Tšau, paka!